Tere! No oleme siia täna kogunenud ei kellegi muu kui Caroliga, keda te võib-olla olete näinud vlogidest. Aastate vältel. Carol on siin sellepärast, sest et ta on üdine aus, ta ei hoia ennast tagasi ja põhiline, kes puid alla paneb ja mulle väga meeldib see. Samuti me käime rahvatantsus koos. Mina ärkasin selle peale eile hommikul, et Henri saatis mulle voice'i. Carol, kas sa oled muud saadet näinud? Ja kui sa ei ole, siis tule vaata seda minuga, sest et sa paned nii hästi puid alla. Nii et sõbrad hindavad mind selle eest, et ma panen puid alla, see on minu goal, ma olen elus läbi löönud. Anna endast kõik palun ja kui ma nutma hakkan, siis ära tee välja sellest. Mul on uus saade appi, ma tahtsin öelda Heinsu-Gusta show peale, appi tuleb Heinsu-Gusta. Vaatame, kas ma sain paremini hakkama näiteks selles formaadis siia. Tõenäoliselt mitte. Jaa! See on filmitud kunagi suve algul, ma ütlen ausalt, et mina ei mäleta väga sellistes olukordades, kus ma pean olema kuskil ees, värkima, mul on totaalne blackout. Olen nagu selles asjas sees ja kui see läbi saab, siis ma ei mäleta mitte midagi sellest. Appi! Tuleb Heinsu-Gusta. Kõik on hästi või. Pole midagi kaunimat kui ilus ja päikesepaisteline suvepäev Põhjaranniku Kalurikülas. Siin on kõik võrdsed. Mahe meretuulekemp sasib su juukseid isegi siis, kui oled miinimumpalka teeniv influencer Tartumaalt. See on väga miinimumpalka teeniv. Väga huvitav ja siuke teistmoodi. Mõnus vaib. Ma on nii pruun suve algul sai minu. Aga tuleb palju noorem välja, see suvi võttis sinust ikka kõik. See nunnu koht on Kaberneeme. Tere tulemast Kaberneeme sadama külla. Nagu te näete, siis siin on väga palju rikkaid inimesi. Aga kahjuks ei ole neil kedagi, kes süüa teeks ja selle jaoks olen muidugi siin mina. Mina, ise hakanud peale. Saate me tegime seda mingi 4-5 korda. See oli meie üks esimese saate, mis filmisime. Tule kõnni sealt, ma nagu kodu tundes nad kõnnivad kuskil kaugelt ja räägivad. Okei, davai teeme. Vaatasin just, et nii ilus soeng ja... Kes hakkab Kaberneeme sadama kohvikus neile süüa tegemist. Ma ikkagi pean ennast suht tippkokaks, nii et parem olgu õnnelikud. Ühe mehe õnn võib aga olla teise mehe õnnetus. Tere, tulin peakokaks. 3 lõhešiviisi ja majakoog. Risotto, painukad lest. Paneme nüüd käed ka tööle ja ei lobise kogu suuga. No kõik nad igatahes karjuvad ja röögivad köögis ja see tundub väga lahe minu jaoks. Väga lahe. Väga lahe minu jaoks. See on sinu veri. 6. klassis põhikoolis. Siis ma juba teadsin, et jah, ma tahan kokaks saada. Bataadid, kanapasta lest ja 2 Ma ei tea siiamaani, mis ma tahan saada. Ja sama. 6. klassis. Keegi, kellele alt üles vaadata. 6. klassis ma olen otsustada. See on see värske õhk mere ääres ja Viimane jorst! nagu saarelaste kohane. See on nii naljakas ju. See on su kõnnaknas siuke. Tere, tulin peakokaks. Jah? Mis meil kokanduskogemused on? Kokanduskogemus? No kus ma alustan? See on ikka pikk ajalugu, ütleme niimoodi, et siuke kodukokakool pigem, aga ikkagi ütleme, et ma oskan mingi 5-6 moodi juustusaia teha, et see on pikk teekond on samuti kodus juhendan ema teinekord, et kuidas ta võiks teha palju mida. Võib-olla miks mulle peakoka amet nii sümpaatne tundub ja... Tegelikult see esimene saade ma päris hästi ei teadnud, mida ma tegema pean. Ma saan aru, et ma olen siuke naiivne vend, kes tuleb enesekindlalt, davai, tulen siia, nüüd teen seda. Ihaldusväärne on see, et sa saad inimesi käsutada võib-olla või juhtida, olla siuke liider. Täpselt. Pakun lihtsalt välja. Tule, tee päev minuga ja ma näitan. Vaatame, õhtul lõpul otsustame, kas tuleb peakoka mööd välja või jääme nõude vestlu. Põhimõtteliselt võib selle töölepingu võib juba välja printida, et nagu... Aga ütleme ausalt, elu andis väga kiiresti poisile vitsad kätte, et... Ma olen tavaliselt harjunud ikkagi veits suurtemates köökides ikkagi kokkama või niimoodi. Vend läheb kohe ja hakkab võitma. Vaatame, kuidas see siin väikses köögis hakkama saab meil täna siis. Aga paneme kokerid selge. Vaata, et sa mind kinni ei pane siia. Ma tean küll teiesuguseid. Konkurents. Kas on eemaldatud? Ta ütles niimoodi või? Uskumatu. Kuule, see on tõesti väike, sul on peaaegu laes. See on lihtsalt liiga suur. Seal Põhjarannikul on äkki väiksem inimesed. Et ikkagi valge müts antakse ja valge kitter filmides on ju.
ma liiga palju Ratatouille'd vaatan. Mis ma õppinud olen, on nii-öelda telesarjadest, ütleme, et British Bake Off, kus on need tihke aktsendiga nii-öelda briti kokad räägivad ja see tundub nii lahe ja muidugi see karjuva ameeriklasest või see Gordon Ramsay on ju, et... Every time you got fucking something wrong, you give a bullshit fucking excuse. Well, right now, I'm fed up with your bullshit excuses. No kõik nad igatahes karjuvad ja röögivad köögis ja see tundub väga lahe minu jaoks. You naughty, see ei ole mingi rannamaja siin. Okei, see oli hea. Kahtlemata kõiki kokandussaatteid on väga huvitav vaadata, näeb väga palju uut ja huvitavat. Aga reaalsuses see asi tegelikult ei ole nii lihtne, et sa lihtsalt vaatad kokasaadet ja nüüd ma oskan nagu järsku süüa teha. Sina läksid täpselt selle mõttega, on ju? Ma olen ju vaatanud. Vaatad Voormel 1, et nüüd sa oskad järsku Voormeliga sõita. No. Täpselt sellest mõtlen kogu aeg, ma olen rallisõitja. Ma peaks olema rallisõitja. Kuule, mina ei tea, miks te mulle lipu andsite, aga noh. No, ma vaatasin jube kaua, sul läks jumal küll. Jah, aga saad tagant kinni panna. Ma vaatan, Ramsay sul seda asja vist ei õpetanud. Ramsay? Ei, filmidest need on ju. Panevad tagant kinni, et särgi peale toit ei läheks. Selleks on valge kittel ja valged ruumid. No täpselt, ja seda ei antud mulle. Miks ma särgi tagurpidi selga panin, võib-olla see, et ma nii palju nagu vaatanud seriaale, aga tuleb välja vist, et see on ainult arstidel, kui nad paavad kitsid selga. Siin tuli vahepeal artikkel välja peale seda saadet, kuidas, no põhimõtteliselt sisu oligi see, et ma ei saanud mitte millegagi hakkama siin saates, aga nagu see on lahe, ma arvan, või on naljakas vaadata. Jaa, it's all for the show. Selleks, kui ma vaataksin siit, siis noh. Et tagant pannakse kinni, et mitte kokkadele. Ma ajasin need kaks asja natukene segamini. Ei? Ja sellega sa valisid just siis endale positsiooni, mis on küll köögis, aga nõudepessu. Ma väga ei ole väga selle poolt, et nagu peeriti asju kasutada siin, et sellepärast, et nagu see kõik läheb siia samma merre, eks ole, ja nagu kalad surevad ära, et ma suht nagu öko selles suhtes. Kuidas ma kodus ka vanasti ei see, kuidas nagu kohustustest eemale saada, mõtle ükskõik mis vabandus vaata, et sa ei peaks tegema ja leia tähenda. Ma vaatasin jah seda nõudepesuvahendit väga hoolikalt, et kuna ookeanid meil kalad surevad, korallid surevad, mis iganes, et ei käi autot pesemas on ju järves on ju nagu vanasti, et ikkagi üritame nagu areneda, edasi minna, et hoolime nõud. Ma kui keskkonnateadlik see vend on. Jah, ta nagu teaks, mis ta räägib. Meil on kõik looduslik, mingit veerit meil ei olegi, kõik on hästi. Nii et nõud on siin. Vaatan, kui nüüd on puhtad ja loodan, et vähemalt sellega saad täna hakkama. Vähemalt sellega saad täna hakkama, ma arvan ka, et see on juba veits kõrge task. Istun üksinda, teised lõbutsevad. Vaatan neid nõus. Tahan öelda. Ja ma nutan end puruks. Sest, et ma ei saa süüa teha. Mulle ei meeldi nõus. Kujuta ette, et sa teed õhtult teleka laulad ja mingi vend veel nõusid ja ma istun üksinda. Aga sul on veel, sa ei olegi veel teinud ju muusikat. Põhjusega. Ei, see oli juba hea. Juba hakkas laulma. Aitäh sulle. Aga kena. See on ikkagi nagu suht limane ja jälgtöö nagu kellegi teise toidujäätmeid. Samamoodi meelde topi. Mõtle, kui sa lähed kuskile restorani ja kokk mingi tegib seal taga nõusid pestas. Keegi on puudutanud. Gagging and not in a good way. Muidugi on see, et võib praegusel ajal eriti on ju koroonavärk on ju, et mina ei taha nagu kellegi taadriku pealt koroonat saada. Hendri, ma tõin sulle tööd veel juurde. Ma vist ei meeldi sulle ilmselgelt. Ma ei saa aru üldse, miks peakokk peab siin üldse asju pesema, no... Nii ja kuidas tulev sellel peakokal läheb? Sa oled nii petti! Täiega. Mingi ära tõusnud linnakas lihtsalt. Tartumaalt, aga sa peadki hierarhilist tõusma. Alustad nõudepesijana ja siis loodetavasti saad peakokaks ka. See on päris hea. Suurepärast. Väga lahe. Ma näen, et sul nõud peaaegu puhtaks pestnud, aga saame tuttavaks. Mis mõttes? Meil on siin nõudepesumasin ka. Ja see oleks võinud sellest alustada, jah? Kas on mingi mõnitamine siin või? Ütleme niimoodi, et see, mis nõude pesemise ajal juhtus, et mind lasti ikka totaalselt üle. Et mulle isegi öeldud, et seal kõrval see kaadervärk
on nõudepesumasin. Pandi kätega tööle, nagu ma oleks mingi keskaja inimene. Mõtle, kui see üks proovipäeva ma oleks nagu päriselt, et tahaks tööle ja siis on mingi siuke vend, kes mingi... Ma jään ennast närvi siin veits, aga see on tavaline. Ei, see on jumala hea, mulle täiega meeldib ausalt. Aga kas sa oleks aru saanud, et see on nõudepesumasin seal või? Peakokk peaks nagu teada, kuidas asjad töötavad, kuidas asjad Kus mina tean, et see on nõudepesumasin, noh? Ei, no peakokk. No, või no, nagu ma veits nagu enne mõtlesin, et see võiks olla, et ta nägi veits välja, aga noh. Ma mõtlesin, ma teen nagu natukene head ka, et nagu annan endast nagu tagasi nagu. Head, et kasutad rohkem vett. Ja absoluutselt, et nagu ma ei kasuta nagu, jah. Ma teadlik. Mõttes kasutan rohkem vett, nagu et ma pesen ära, et oleks nagu steriilne, on ju, et ikka... Steriilne, just selle jaoks ongi meil masin. Ja nagu... Vend juba ütleb kohe, et sinu pesemisoskus juures, seal on nagu nii mitte mingit steriilsust, vaata, pane masinasse end. Hea lihtne. Loputad kõik mustus maa. Kasutad need siit, keed lapiga üle. Ja siis pane masinasse kõik. Paned restid kinni, uks kinni ja läheb tööle. Jahju. Jah, see on uuesti. See on nõudepesumasin. Aga eks midagi. Jätkame ja ma tahaks näha päeva lõpuks vähemalt puhtalt tõusid. Siis on midagi kasu olnud. Ta ei hoidnud ennast tagasi. Ülihea! Siim, kuule, kuidas see pesuahi käima käib? Just sai näidatud, aga õigesti midagi. Kordame tarkus ema. Seal on väga palju variante minu arvates, seal on nuppa ikka nagu... Lavindist Nuppa tõesti palju. Vaatasin üks kõige suurem nupp. Hakkame selle peale. Asoo. Ja masin töötab. Okei. Seal on mingi 3 nuppa ja see ongi kõige suurem nupp lihtsalt. Teeb meelde. Ma saan aru, et siin on palju nuppe. Kõik on hästi. Järgmine kord jääb äkki meelde. Istuvad! Oh my god. Meeldib see meest väga hea. Ainult Hendrile puitu. On ju, see on Nii põhiline. peabki. No nii, kuule, nõud said pestud, et kunas ma nüüd selle peakoka karjääriga alustada saan? See on sektsioonist kukkusid läbi suhteliselt, aga... No see on igal ühel enda arvamus, ütle. Käsi noaga liigub, et... Ma olen nugadega ja väga osav. Ma olen nagu mafiosnik. Ma olen nugadega ja seisab niimoodi laval. See on see fake it till you make it mentaliteet, et sa lähed ükskõik kuhu tööle vaata. Aga võtad kille maa, pesed kurgi ära. Teadsid seda, et neil on mingi eri värvidega lõikelauad ja iga asi on erinev asja, kas kala jaoks, liha jaoks või mida. Siis meil on vist saastumine. Ei saa juba toorest kala ja kurki samal lõikele. Ma teadsin. Sa kodus paned. Ma kodus ma elan ju. Ühe lõikelaua peal kõik. Võtan kile maa ja... Jah, ma tulen üle oma tagasi ja... Konkreetselt see täsk on juba liiga raskas. Nüüd soovitan siuke hea soovitus, et su ema ei tööta siin. Ma lõin pea... Su ema ei tööta siin. Ma lõin kogu pead ära sinna. Sa pead nagu ise enda järgi koristama. Ma kahjuks jätsin siis kurgi nii-öelda, kiled jätsin sinna nii-öelda vedelema, nagu Siim ütles, on ju, et ja muidugi see oli natukene madal temast, et ta tõi perekonnamängu ehk umbes, et sa ei ole kodus, et sul on ema ei ole siin, kes sinu tagant koristab. See on nii Kardashian lihtsalt mingi dramaatiline vaim. Siis sa elasid veel kodus ka, siis sa ei osanud endale koristada. Nüüd on ta juba arenenud. Siim, rahu. Hendri oskab isalt asju riigis. Ma oskan, ma tegin esimest kord tapra putru ja ma ei kõrvetanud põhja seda. Jaa, ta räägib juba seda. Aga see läks küll halvaks, aga me sellest ei räägi. Kas on vaja nii isiklikuks minna? Pärast See kuulub või? Äkki mingi lamp kukkus alla. Või üldse Ma tahan nüüd mu pohtar käis ka siin. ma ei tasu üldse halvasti öelda. Mul ei ole mitte midagi halvasti olnud. Mul täiega meeldib see ausalt. Kas on kõik hästi? Vaade muidugi siin, kui me jõudsime siia Kaberneemesse, no see on ikka ulme, et delfiine ja haikalu küll ei ole, mis on andeks antav, aga muidu on väga-väga ilus. Ja muidugi need lahedad paadid ja jahid. selleks, et Hensugusta ise ka endal ühel ilusal päeval uhke meresõiduki soetada saaks, tuleb tal ikka rämedalt kurki ja sibulat viilutada. Asi on lihtne. Lükkad siit diagonaalis, lükkad viilud. Ja siis pärast lükkad viilud sedapidi pooleks. See on su kilus tükendus. Lihtne. Väga hea, jätka. Diagonaalis.
vabariigi peakokk haarab aga kurgil kõrist ning aeg peatub. Läheb hästi, ma näen. On ju? Ja nüüd natuke võrdleme. No kas on ikka vaja, ma ei tea. Ma ei tea. Siimule muidugi ei meeldinud veel see, et kurgiviilud ei olnud ühe suurusega. No, ütleme nii, et kas teil ei ole seda mingit resti, et sa lihtsalt lükkad nagu? No kohe ütlen, miks ma ei oska. Need sa võid Topshopist omal koju ost. See rest, vaata, meil on kodus see rest, mis on vaja maha, et sa lükkad. Sest just ega meil ei ole terve päeva aeg, et sa pead nagu tempot tõstma siit. Ma olen tulnud peenemaks, kui sina vaad. Bataadid, kanapasta ja lest. Lõhesupp tuleb koorene ja lest. 2 painukad, 1 on soolane. 3 ceviche'i. Oh jumal, mõtlen, et ega siis me ei jõua täna kuskile, et tule mõne... Mis on kiire kuhugi või? Üks nuared enne kuskile viga teed siin. No mina ei tea, mina ikka tegin ikka hoole ja armastusega ikka rahulikult ja muidu elu sõidab mööda linnutiivul. Hoole armastusega võid kodus naisega tegeleda. Sellepärast. Ja ta lihtsalt teab. Kauneid näitsikuid on ka sadamakohvikus. Kurgiviiludraamalt tõmbab tähelepanu eemale Kabernee sööma tulnud personaaltreener Kaisa. Täiusliku füüsise. Mina ei teadnud, et ta sinna tuleb. Ta oli väga lahe ja ta mees oli ka väga lahe. Fas ajab Hensugustal pead täielikult sassi ja katsu sa siis sibulat viilutada. Ma arvan, et peaks proovima nagu Siim vaata, et ta lõikas niimoodi, et ta isegi vaatas, et ta läks niimoodi kiiremini, eks ole, nii et... Kindlult hea mõte. Tegelikult oli niimoodi, et ma arvasin, et ma ei... See ei ole sinu käsi ju? See on minu käsi. Ei. See on minu käsi. Ei. Sa lõiksid endale päriselt kätte või? Ei. Ära, pane edasi. Aga sa näitleme ka jumala hea ju. Ma ei saa ikka veel aru, kas see on su käsi või ei ole. Ei no ma pöidlast ilma, aga tegelikult ma ei jäänud pöidlast ilma. See ei olnud päriselt, ma ei lõikanud sõrve, eks ole. Ütlen ära, aga kuna see oli fake veri ja see nägi nii päris välja, siis mul hakkas kakkuma täiega. Niimoodi ma seisin seal ja vaatasin selle põhim salfreti, siis ma lihtsalt kõikusin seal ühe hetk. Mõtlesin, ise mul hakkab päriselt paha. Siim. No. Siim ei teadnud midagi. Arsti. Jumal. Vaata, tal on see närviline naar klientide eest tuleb mingi vend. Ja. Võta korraks kööki ja... Ei ole plaastrit või midagi või arsti? Jumal, ei ole arsti haridust. Võt kliendid eest. On ka ei ole vastama ei nii palju puid mulle. On ju. Lähme aga kööki tagasi. Teeme su terveks. Kellele antakse kulbiga, kellele antakse lusikaga, et seda mõistust. Et on näha, et kodus nagu tuled põlevad, aga kedagi seal ei ole. No muidugi, kui peale seda, kui ma sõrme lõikasin, siis ma jooksin kohe õue. Mina oleks saa küll kuul sõrmega. Kus Siim on, ja Siim rääkis klientidega just seal samas ja mulle tundus, et ta arvas, et ma teen nalja või ta oli nagu äkki närvilisuses nii-öelda klientide eest seal nagu naeris või muigas umbes, et okei, et lähme nüüd otsime sulle abi, Kuna aga on sul siin mingi plaastrit või midagi või? Nagu peata kanna, aga jaa. Saad sise hakkama. Siin on side, siin on plaaster. Peakokk on, kõigi ikka peab saama hakkama. See on mulle selleks hetkeks mul vist oli paha olla, see peakokk ei saa hakkama. Ka selle asemel, et oma pöial ise ära remontida, hoopis oma salajast silmarõõmu tüütama. Õnneks sain abi väljast toreda kliendi käest. Saad aru, nüüd esmaabi see, kes mulle selle koolituskonna kändis, vaata. See raudselt vaatab, mida muna sa teed. Oota, aga... Pahe niimoodi, et ta oleks nagu atraktiivne ka äkki, et ma tahaks ikka nagu... Niimoodi või? Ja, oota, teeme siin tohvriks kohe. Aitäh. Henri otsustab aga vähendada ettekandjate töökoormust ning viib oma päästjatele ja tema turjakale kaaslasele tänutäheks süüa. Kui hirmus oli viiest, ma kardan, et kõik nagu... Võetakse niimoodi. Jah, niimoodi. Kätte. No nii, ikka päästjatele siin ikkagi need... Oi, aitäh. No võtke raske hea maitsta ja värki ja... Thank you. Ja nagu, mul on veits nagu veresuhkur, ma arvan, kas ma ühe friika võiksin võtta või? No palun. No näed, ma olen nii head inimesed. Jah, selle käega ainult võtsid. Minu praktiks on selline asi tõesti esimene kord, kus
see vend oli nagu musklis, vaata. Kellegi taldriku pealt priikartulit võtta, nad olid nagu, et kuule, mine võtta lihtsalt, vaata. Nad ikkagi suunavad veid saata, mida nagu teha, annavad ideid, vaata, mis suunas sa võiksid nagu liikuda ja ta oli jumala fine sellega, mis oli nagu jumal tänatud. Võt lauda ja siis kas teenindaja või siis kokk soovib ise sellest toidust mingit ampsu saada. Kui küsida, et kas see on eetiline või mitte, et minu arvates... No tegelikult on asjad niimoodi mingi Äkki on aeg muutusteks, et oleme rohkem sõbralikumad ja mõistvamad ja muidugi samas, kui hakata mõtlema, kui ei taha oma lähedastegagi toitu jagada, et nagu võõras inimene, no ma ei tea, ma pean mõtlema selle üle. Kas Henri ikka teab, et mees, keda ta äsja jultunult tülitas, on personaaltreener Kaisa elukaaslane Raigo Kuusnõmm, kõvategija kulturismimaailmas. Antud olukord lõppes tõesti Henri jaoks väga hästi, kuna härra Kuusnõmsil jõud on, et poisil ütleme, et seekord läks hästi, et ta kuskil meres ei lõpetanud. Jah, ta oleks viskanud sulle õla. Siim otsustab ise hakanud peakoka köögist mõneks ajaks minema saata. Mine istu, puhka natuke jalga. Arvada? Mine käi poes ära. Ostan natukene sidrunit mulle. Ei ole hea vahepeal välja saada köögist. Seal on väga palav teinekord, sest kõik need aurud ja see töö, mis sa teed ja nii edasi, nii et lähme veits hängime küla peale. Et siin pidi suur ostukeskus olema või ma eeldan, et on, sest et nagu sellistes kohtas ikka ju, come on, mere ääres, ilus koht. Kedagi ei olnud seal. Poe suurus paneb aga peakoka kukalt kratsima. Sipa väiksem, kui ma arvasin, et ma ei ole sellist poekökki varem kohanud kui kuskil mujal Eestis, et aga läheme vaatame sisse siis, eks ole, et... Seal on nii lühikesed inimesed, sa oled küll liiga. Kahest piisab suurele kohviku. Suurele kohvikule, teate, see on nii tore koht, et siia ei mõnus kõndida ka, et vahepeal on vaja värsket õhku hingata, et siia võib teine kord tulla tänase päeva jooksul. Siia minu juurde peate kindlasti tulema. Absoluutselt. Ja iga päev ja mitu korda päevas. Absoluutselt. Palju mass. Saavutakse ära. Miks sa Lõuna-Eesti aktsendiga hakkasid rääkima? Palju mass! Palju see mass? Ma olen Lõuna-Eesti. 1.31. Ma annan 2 sen. Ristiretkelt tagasi tuldud, siin on sidrunid. Vahimeest, isegi lõpuks ühe asjaga sa said hakkama. Kurat, ma juba kahtlesin su võimetis. Ei ole mõtet, kahtlejaid on palju, aga alati tuleb ise endasse uskuda. Sidruniga said hakkama hea töö, aga ma annan sulle järgmise ülesande. Nii? Vähe lihtsamat. Nõudepesus hakkama ei saanud, moaga hakkama ei saanud. Anname sulle kala, puhasta kala natuke, vaatame, kuidas sellega läheb. Jah, seda... Vana meremees äkki. Jaa, absoluutselt. Vana kalapuhasta ja... Võta lõike laud jälle omale. Tegu on toore kala või valmis kala või? Toores. Kas see on sinine sellepärast, et kalad ujuvad vees? Kui see lolli mängimine tuleb hästi välja, ma olengi lihtsalt... Eks sa oledki selline? Ta ongi selline? Kindlad kätte panna. Kindlad mille pärast? No kui sa tahad, et su käed haiseks kuu aega hiljem ka kala järgi, siis otseselt ei ole vaja. Ensu, kus ta üritab anda endast parima, aga välja tuleb nii nagu alati. Praegu ma mõtlen, see kala siin kuidagi rohkem ära rapitud ja kuidagi väga siuke kahtlane. Päev hakkab lõpule veerema ja on kokkuvõtete aeg. Henri tuli siis heade mõtted linnast Tartust ja mõtles, et kõik ongi nii lihtne. Naiivne Henri! Aga ilmselt ta nägi täna natukene seda reaalset elu, mis ka seal telgitagustes toimub, köögis toimub. Antud olukorda vaadates, kus reaalselt poiss sai päeva jooksul hakkama poest sidruni toomisega ja ülejäänud asjad kõik oli tegelikult täielik häving, siis olgem ausad, seal isegi hoidsime end tagasi. Ütleme kokkuvõttes võib öelda, et oli ikka väga tore päev, et sai palju kriitikat, aga samas rõõmu. Jälle kriitikat ja veel kord rõõmu ja muidugi oli see ilus teenida sellises kohas, et meri ümberringi ja nii edasi ja tegelikult inimesed on ka väga tored. Kui väga palju midagi nikerdada, siis saab asja ikka, aga ilmselt köök ei ole tema koht ikkagi. Et ilmselt poisil meeldib rohkem suuga tööd teha kui reaalselt kätega. Muidugi kui küsida, et kas ma teeksin veel sarnast peale tänast, siis aus vastus on, et ma vist jään enda kodu köögiseinte vahele, et ma ikkagi kuskile, et nagu jätame selle asja nagu
noh, ma ei taha öelda nagu professionaalidele, sest ma ikkagi pean ennast ka professionaaliks, aga no ikkagi jätame professionaalidele. Kodune tatrapuder jääb ikkagi meile siis. Davai, noh. Mina ikkagi ütlen, et väga hea, ütleme nii, et väga raske katsumus esimeseks korraks. Eriti sinule, nullkogemusega, justusai ei ole nagu ütleme tegelikult. Kurgilõikumises said profiks, sidruni ostmises spetsialist, olen ka ise proovinud, oskab osta sidruni. Oskan käia. Ma ei ootanud üldse, et sa oled nii positiivne. Ma ka. Me kõik avastasime midagi seda videot filmides. Me saame Hendriga olla koos, mis on tund aega ilma, et ma kogu aeg väliseks temaga, vaid ütlen ainult häid asju. Ma ütlesin venna, et ärgu ära harjugu sellega, see on esimene viimane kord, kus ma temaga ilusti räägin. Aga see oli tõesti naljakas. Nagu see oli päris naljakas ja tore saade. Vau! Ma arvan, et... Järgmised osad on siis reedeti kell 20.30 Kanal 2 ja saate järgi vaadata ka veebi-TVs. Nii et alla link ka ja kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka jäseme pikendusleht pöial üles ja saatke palun Instagrami tagasiside, et ma panen story'sse siis selle küsitluse ka, sest et YouTube nagu ikka eemaldab mul kommentaarid peale tundi 2, nagu te teate. Aga kommenteerige hästi kiiresti ikkagi ära. Tehke screenid oma kommentaaridest ja siis kirjutage Henrile. Täpselt. Ja nagu ikka, näeme juba Kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka jätame pikendusleht pöial üles. Aga kuhu sa selle video paned? Minu pea kohale või? YouTube'i. Läbi aastate ei tohi öelda. Läbi saab minna ainult metsast, aknast, uksest. Aastate vältel.